tere! Mina olen Silja ja see on kõige esimene episood uuest podcastist Tublid tüdrukud. Täna olen ma siin üksinda, täna olen ma tubli tüdruk ainsuses, kuid edaspidi, kui kõik läheb nii, nagu mina soovin ja suunan, on sellel diivanil või ka mõnes muus kohas päris mitu tublit tüdrukut. Ja see podcast on miski, mille peale ma olen nagu tükk aega mõelnud, ma olen seda tükk aega peas seedinud ja päris palju ka endast kahelnud. Miks? Ehk siis peamised kõhklused on selle suunal, et kas mul tõesti on vaja veel ühte podcasti. See ei ole minu esimene podcast. Kui ma õigesti kokku lugesin, siis see on minu 6. podcast. Ja hetkel siis teine aktiivne podcast, sest mul on ka inglise keeles üks aktiivne podcast, Shift Happens, Catalyst Conversations. Ja selles ingliskeelses podcastis ma räägin hästi palju transformatsioonist, muutustest ja peamiselt just muutuste algatamisest, käivitamisest ja aktiveerimisest. Sest mina drakonina ja inimdisaini süsteemis manifestorina olen tulnud siia maailma, et asju algatada, käivitada, hoog sisse lükata. Ja sellepärast mul ongi see ingliskeelne podcast Shift Happens, Catalyst Conversations. Kui see sind praegu kõnetas, leiad ka selle YouTube'ist, Spotify'st, videoformaadis, aga võid kuulata ka audiona ja ma panen selle lingi ka alla kirjandusse. Kuid tuleme nüüd tagasi tublide tüdrukute ja selle uue podcasti juurde. Nagu mõtlesin, mul oli kõhklused, et kas tõesti mul on vaja veel ühte. Ja selles osas, et kas tõesti teil, kuulajatel, vaatajatel on vaja veel ühte podcasti. Kui sa seda siin praegu kuulad ja vaatad, siis võib-olla sul oli seda just praegu vaja. Sul oli vaja, et see jõuaks just praegu sinuni. Mingil põhjusel sa oled siin kuulamas ja vaatamas ja võib-olla sa tõesti leiad siit endale ka midagi iseenda jaoks. Ma tõesti loodan seda. Mina tundsin, et mina vajan seda podcasti ja sellepärast ma alustasin. Isegi kui mul on ainult üks kuulaja, vaataja, vahet ei ole. Sest esmajoones, see on minu jaoks. Ja selles mõttes ma olen väga-väga isekas inimene. Ma panen alati ennast esikohale üldiselt. Ja ma valin alati iseenda, oma une, oma harjumused, oma rutiini, oma soovid. Ja eks ma sellest räägin mõnes episoodis nagu pikemalt, aga ma ei jaksa olla nagu teiste inimeste jaoks tubli. Ma tahan olla pigem iseenda jaoks tubli, ehk siis ma valingi iseennast ja mõnes mõttes ka isekas soovist sündiski see uus podcast, mida sa praegu siis kuuled ja vaatad. Sest mina tunnetan, et mul on vaja midagi väljendada. Just nimelt vaja. Ma tihti ütlen coachina oma klientidele, et ära kasuta sõnu, et mul on vaja, ütle, mida sa tahad, mida sa soovid. Sest minu arvates selles fraasis mul on vaja on nagu mingi puudujääk. Mul on vaja, järelikult mul on millestki defitsiit, mul on millestki nagu puudus. Aga praegu tundub nii õige öelda seda, mul on vaja. Ja ma ka tahan seda podcasti. Ma reaalselt on seda vaja ja ma ka tahan seda. Ja selles osas minu enda perspektiiv ka natukene muutus, kui ma rääkisin enda coachiga, et minu coach on argentiinlane, kes elab Barcelonas, Henry Vidal, selline väga high performance tüüpi coach. Ja tema ütles mulle, et I need people. Tema nagu tunnistaski üles, et tema vajabki inimesi enda ümber. Ja mina nagu kuidagi võitlesin kogu aeg sellele vastu, et öelda, ma vajan, et mõttes nagu vajan, et ma olen ise nii tugev, sõltumatu, iseseisev, ma ei vaja midagi, ma ise tahan. Ma tahan inimesi enda ümber, ma tahan mingit teatud asju, aga praegu selle podcastiga ma tunnen, et mul on õige ka öelda, et mina vajan seda podcasti, mina vajan seda kanalit enese väljenduseks ja sellepärast ma avasingi selle uue kanali eesti keeles. Ja ma tahan rääkida tublidusest. Tahan rääkida sellest, mida tähendab tubli olemine. Aga räägime sellest, et mis asi see tublidus siis on? Ja miks just selline nimi ja miks tublid tüdrukud? Ja põhimõtteliselt inglise keeles on selline nagu nice girl, et sa oled nagu tore, tubli, sa teed kõike hästi, sa vastad kellegi teise nagu soovidele, nõudmistele, vajadustele. Mina tunnen, et mina olen väga suure osa oma elust just üritanud ja tahtnud olla tubli ja ma olen ka olnud kuradi tubli. Ja samas mõtlen, et
kuhu see nii-öelda tublidus mind siis toonud on? Kui ma olen nagu nii tubli ja imeline ja suurepärane, siis mis siis? Milleks seda kõike nagu vaja on? Kas see on tõesti mingi enda sisemusest tuleb osa või see on lihtsalt selleks, et teistele inimestele meeldida nagu väike people pleaser, eks ju, kes tahabki teiste poolt validatsiooni ja tunnustust. Kust see tublidus nagu tuleb? Mis värk sellega on? Ja teha kõike nagu õigesti ja vastata mingitele normidele. Kust see tuleb? Ma ei ole ju ometigi see inimene, kellele meeldib kuhugi kastidesse sobituda. See pole üldse minu nagu päris osa ega olemus. Aga miks ma siis tahan olla nii kuradi tubli? Miks värk sellega nagu on? Et see küsimus hakkas mind piinama paar kuud tagasi, äkki märtsis-aprillis, kui ma elasin veel Barcelonas. Sellest ma räägin ka kunagi pikemalt ja ma tõesti elasin 7 kuud Barcelonas ja tulin tagasi Eestisse, kuna ma mõistsin, et siin on parem. Mul on siin parem olla. Mul on siin närvisüsteem palju rahulikumas olekus ja mul on endal mõnusam olla ja ma suudan ka niimoodi endast teistele rohkem anda. Ma siin olen tubli mõnes mõttes, eks ju. Igatahes see idee hakkas mind kummitama Barcelonas, kui ma tundsin oma ingliskeelse podcasti tehe ja ma tahan ennast ka ise rohkem väljendada, sest minu ingliskeelne podcast keskendub väga palju külalistele, kellega ma siis koos istusin Barcelonas diivani peal ja rääkisin juttu või kellega ma siis ühendusin interneti teel ja rääkisin virtuaalselt. Ja ma väga palju keskendusin oma külalisele, kuulasin teda, küsisin küsimusi nagu tubli tüdruk ikka ja lasin tal enda lugu jagada ja enda põhimõtteid avada. Pluss siis alati ka küsisin, et kuidas inimesed teda leida võivad. Ehk siis tegelikult aitasin enda külalisel oma nähtavust suurendada ja enda sõnumit paremini edastada. Ja oligi see, et aga mina, what about me? Ma tahan ka nagu enda lugusid ja asju rääkida. Ma tahan jagada oma kogemusi. Isegi kui ma vaatan enda inimdisaini, läheb natuke spirituaalseks, hoiatus, siis minu 35-36 kanal, mis on minu see põhine kanal ja mis teeb minust emotsionaalse manifestori, see nagu ütlebki, et minu jaoks ongi õige kasutada oma häält, oma motoriseeritud kurgutšakrat selleks, et väljendada enda kogemusi, enda tundeid. Just nimelt tundeid. Minu pea inimdisaini järgi siin on täielik tühjus. Ehk siis see ei ole üldse defineeritud. Minu mõtted, arvamused on suhteliselt paindlikud, aga mul on väga defineeritud mull kogu siin kere keskosas toimumas inimdisaini kehakaardi järgi siis. Ja emotsionaalse manifestorina mul ongi vaja ja ma ka tahan väljendada oma emotsioone ja jagada enda kogemust, sest just läbi selle minu kogetu võivad ka teised saada mingit inspiratsiooni, motivatsiooni, mingit tõuget edasiliikumiseks. Sest manifestorina tuletame meelde, ma olen ka käivitav jõud, ma olen initsieerija, ma olen algataja, ma lükkan rattad käima. Ja nüüd ma astun lihtsalt omas väesse. Minu jaoks selle uue teekonna alustamine praegu on 24. juuni, jaanipäev. Selle uue teekonna alustamine minu jaoks on enda väe sisse astumine, enda väega suurema kontakti võtmine selleks, et tuua ka siia maailmasse midagi nagu ägedam, paremat juurde. Ma tunnen, et ma olen tulnud siia tegema mingeid suuri asju. Ma olen tulnud algatama, ma olen tulnud inimesega natuke trigerdama. Ma olen tulnud igasugu soppa sinu sest üles kaevama. Aga ütleme nii, et ma olen jätkuvalt ainult käivitav roll. Kui sa hakkad seda kaevama, siis sellest kaevamisest sa edaspidi pead ise hakkama saama. Mina lihtsalt käivitan ja sealt edasi sa ise tegeled endaga läbi selle, sa kasvad ka edasi. Läks keeruliseks. Igatahes. Ma tunnen, et ma vajan ja ma tahan seda podcasti tublidusest. Sest ma olen olnud kogu elu nii tubli tüdruk. Ja panin endale siia märkmikusse kirja ka need erinevad valdkonnad, kus ma olen olnud siis nii tubli. Ma nagu mõtlesin, ma teesken, et mul ei ole siin mingid märkmeid ja lõikan need kohad välja, kus ma vaatan nagu ja loen maha. Aga mul on märkmed selleks, et natukene paremini kogu seda podcasti struktureerida ja seda sisu sinuni paremini edasi tuua. Ja ma otsustasin, et ma ei pea olema nii ilgelt tubli ja teeskav, et mul on kõik pähe õpitud. Kõik see tuleb nagu inimene enda seest ja see, mis siia kirja pandud on, tuli ka mu enda seest ja ole ChatGPT abil loodud. Nii et ma kasutan oma märkmeid
ilma silmapinnadeta, lihtsalt mainin nagu ära. Ma tahtsin rääkida nagu eri tasanditest, kus ma olen olnud tubli. No kindlasti kool. Ma olin alati viieline õpilane, lõpetasin kogu aeg kiituskirjadega, mul olid 5 ja kiituskirjad kuni 9. klassi lõpuni. Ja pärast seda ma ma täiega põlesin läbi kuskil 10. 11. klassis, kui minust sai väga tubli tüdrukuna ka kooli ajalehe peatoimetaja, käisin samal ajal Haapsalu muusikakoolis ka teatriklassis, õpetasin seal õpingud, meil olid seal ka mingid eksamid, värgid. Ma olin ka aktiivselt harrastusteatris osaleja, lisaks teatriklassile, mis oli nagu nii-öelda õpingud. Ja ma lihtsalt väsisin nii ära, minu peavalud, mis on saatnud mind juba 7. eluaastast saati, läksid gümnaasiumi ajale eriti nagu hulluks. Jätkuvalt ma üritasin ennast läbi suruda, sest tublina ma tahtsin ju saada kiituskirja edasi, ma tahtsin lõpetada kuldmedaliga. See oli nagu, mitte keegi ei sundinud mind selleks. Mul polnud perevalt mitte korraga nagu survet, et sa pead õppima nii hästi, sa pead lõpetama kuldmedaliga. See oli mu enda nagu soov. Ma käisin vabatahtlikult olümpiaadidel ja ma nautisin seda. Ma reaalselt käisin läbi ka kõik need olümpiaadid, kus ma ei säranud. Ma sain mingi füüsikaolümpiaadil 3 punkti täiesti nagu, see oli nii mega raske. Ja kui sa võtad nagu kooli füüsika ja teed selle nagu 3 korda raskemaks, siis umbes sellised ongi olümpiaadi ülesanded. Ja ma ei olnud üldse mingi füüsika fänn, ma lihtsalt läksin sinna olümpiaadile proovima, sest 9. klassis aasta 2004 mul ja minu klassi oli ühel head sõbrannal, meil oli lihtsalt see mõte, me tahame kõik olümpiaadid läbi käia. Siis kui teised käivad piduda, siis mina 15-16 aastasena lihtsalt käisin mööda olümpiaade. Ja 9. klass 2004 oli ka see aasta, kus ma võitsin. See oli nii hea tunne võita vabariiklik eesti keele olümpiaad. Eelvoor oli siis selline, et oli teha nagu uurimistöö. Tegin siis uurimistöö. Ma arvan, et need olid Euroopa Liiduga seotud metaforid Eesti ajakirjanduses. Sain ka selles mingi eriauhinna ja siis ma sõitsin lõppvooru Tartusse. Ma olin ka kindel muidugi kunagi, et minust saab Tartu Ülikooli tudeng, nii edasi, nii edasi. Ja siis Tartus mina võitsin ja see oli nii põrani hea tunne lihtsalt võita. Olles kõige tublim ja kõige ägedam, andekam tol aastal. Ja ütleme nii, et 7. klassis ma põhimõtteliselt ka võitsin, kui ma esimest korda käisin Eesti keele olümpiaadil. Aga siis lihtsalt vabariiklikku vooru ei toimunud, lihtsalt oli nagu punktid kokku löödud ja mina oli punktide poolest tegelikult terves Eestis kõige parem, jäi. Ja 8. klassis siis olin teine, 9. võitsin, 10. olin mingi 5, 11. olin, ma ei tea, 10. 11, sest kui ma jõudsin gümnaasiumisse, siis mul nagu sai energia otsa, ma põlesin läbi või kohutavad peavalud, oksendamishood, kus ma lihtsalt tulin kell 3 päeval koju koolist ja magasin, ärkasin üles hommikul kell 5, õppisin ära, tubli tüdruk, eks ju, ja siis läksin uuesti kooli. Et ma tõesti olen andnud peavaludega see teema, et kui see läheb nagu üle kätte, ma hakkan oksendama. Mul ei ole migreeni diagnoosi, aga lihtsalt mingid pingi peavalud lihtsalt kasvavad nii hulluks, et mul on nii halb olla ja ma lihtsalt tõesti nagu oksendagin. Aga tubli tüdrukuna ma ikkagi surusin edasi, tahtsin olla akadeemiliselt hea. Ja mis mul lõpuks oligi? Keskmine hinne 4,666, kui ma lõpetas tahtsin ju. Mitte, et sa avaks mulle rohkem nagu mingi tuksi. Kuigi tegelikult samas ma sain tasuta ülikooli, tubli tüdruk, sest mul oli hea keskmine hinne. Ja selleks oli ka natuke ikkagi võidelda, et saada, sest inglise keel, kultuur, mida ma õppima läksin, sinna oli 15 tasuta kohta ja tegelikult sinna oli päris suur nagu tung ka. Tundus, et keegi teine oli ka veel tubli olnud. Sain tasuta, et tublidus sain nagu põhimõtteliselt ära nagu tasuta ka. Sain tasuta õppida. Ja tubli tüdruk siis akadeemiliselt 4,34 oli äkki minu baka keskmine hinne. Ja siis tubli tüdruk tahtis minna Inglismaale õppima ja tubli tüdruk läkski Inglismaale õppima. Sain sisse, läksin õppisin loovkirjutamist, tegin magistri seal. Ja see oli tõesti midagi mu hingele, mis tahtsin minna. Ja pere ei saanud mind seal toetada, pidin ise raha teenima. Ja siis ma hakkasin ka esmakordselt internetis tööd tegema selleks, et nagu Inglismaal üldse ellu jääda. Ja laenasin oma toonaselt elukaaslaselt raha.
ja üldse see Inglismaa aasta, seal juhtus ka igasugu asju, sest sel ajal, kui mina õppisin magistrantuuris Inglismaal, suri mu isa ära. Õnneks see juhtus see jõulude ja aastavahetuse ajal, kus ma olin tegelikult Eestis, ehk ma nägin teda veel enne surma ja ma sain olla matustel ka kohal. Et väga tublisti ajastatud universum, aitäh sulle. Et jah, lühidalt öelda, tahtsin öelda, et ma olen alati olnud akadeemiliselt tubli ja see ei tähenda seda, et ma oleks nagu toopinud. Minu jaoks õppimine tuleb nii loomulikult, see on nii lihtne. Võtame jälle inimdisaini lahti, ma olen 2-4 profiil ja number 2 tähistab siis seda naturaalset talenti, kelle jaoks mingid asjad tulevadki lihtsalt. Keegi küsib, et kuidas sa seda oskad, ma ei tea, mingi veebilehti ehitada, mida iganes, siis minu jaoks on hästi nagu naturaalne. See on minu see naturaalne geenius. Ja ma lihtsalt nagu haaran asju väga kiirelt, mul on väga lahtine pea. Ja tänu sellele mul on alati meeldinud õppimine. Ja kui ma jõudsin ülikooli, ma olin nagu vaimustuses, et nüüd ma saan nagu ise nagu aineid valida. Jess, nii põnev, et mida ma see kõik välja valida. Ja tegelikult ma tegin ka siis hästi palju huvitavaid erinevaid aineid. Näiteks elujooks, jooksufilosoofia, kus me käisime üheskoos jooksmas. Samal ajal kui rääkisime filosoofilistest artiklitest ja kirjutasime esseesid. Ja elujooksest sai nagu alguse ka üks väga-väga huvitav teiga. Ma olin hiljem ka MTÜ elujooksu juhatuses. Tubli tüdruk muidugi läheb juhatusse. Ja me korraldasime väga lahedaid selliseid enesearengu teemalisi jooksulaagreid. Et see on juba alates aastast 2011, nii et väga nagu sügavate juurtega. Ma olen väga palju tegelenud enesearenguga ja elujooksus sai alguse ka minu huvi nagu tantsu vastu. See tantsuhuvi sai äratatud, sest just elujooksulaager oli see koht, kus ma esimest korda proovisin viia rütmitantsu. Esimene kord oli väga-väga veidar, ma olin nagu, mis asi see on, miks me mingi nii imelikke asju nagu teeme, aga nüüd ma võin väga vabalt tantsida laua all, laua peal, viita rütmi, ekstaatilist, mida iganes. Et sealt kunagi sai alguse, sest just elujooksu-laagris ma esimest korda proovisin seda kõike. Aga tundub, et siit tuleb jälle mingi eraldi väga pikk teema. Et mõte oli see, et mul on alati meeldinud õppida. Ma lihtsalt armastan õppimist ja enesearendamist. Sellepärast ma olen õppinud ka väga palju erinevaid asju, nagu toitumisnõustamist. Ma olen klassikaline massöör, ma olen taimassöör. Mul on Mindvalley'st 3 coachingu sertifikaati, Holobody, selline holistilise tervise coaching, 10X fitness coaching ja äricoach. Et mul on väga palju erinevaid asju ja ma pidevalt ka vedan aega Mindvalley platvormil õppides erinevaid ma reaalselt võin tõesti seal asemel kuskil peol olla või väljas olla, ma võin tõesti olla kodus ja õppida. Sest number 2 tähistab ka erakut. Ma vajan ka päris palju aega nagu iseendaga üksinda ja miks ka mitte seda üksinda aega veeta õppides, et ollagi siis parem, ägedam, tublim tüdruk, kui nagu niimoodi võtta. Et jah, akadeemiline tublidus on minu teema. Ma olen igasugu kursusi teinud, olen õppinud IT-d ümber ja sellepärast ma töötasin ka 4 aastat IT-valdkonnas tehnilise kirjutajana ehk kirjutasin tarkvarale dokumentatsiooni. Nüüd ma ehitan erinevaid veebilehti, platvorme. Meil on paar projekti sõbrannaga käsil ja minu jaoks see kõik on nii lihtne. See kõik tuleb nii loomulikult, sest profiil number 2 inimdisainis minu jaoks tulevadki mingid asjad nagu loomulikult. Sama nagu teised on nagu mingi, mida, kuidas sa teed seda? Ja ma ei oska seda selgitada. Ma lihtsalt teen. Nii on. Ma olen nii tubli mõnes mõttes. Võt. Teine koht, kus ma olen olnud tubli, on siis seotud minu kehaga. Toitumise teemad, trennid. Ma õppisin toitumisnõustajaks aastal 2015-16, 10 kuud siis Anneli Sootsi tervisekoolis, kuid juba mingi aasta, ma ei tea, 2003-2004, kui internet oli veel selline väga lapsekingades või kõik toitumiskalkulaatori, meil ei olnud mingit nutitelefoni, meil oli õega 2 peale nuppudega Ericsson ja selle oli antenn nagu külje, siis saaksime isale helistada. Aga ei olnud nutitelefoni ja toitumisäpp ja kõike seda ei olnud, MyFitnessPalli, elustiili, ma ei tea, mis iganes asju. Et siis olid sellised naljakad platvormi nagu ampser.ee. Jep, ma ei tea, kas see enam eksisteerib, aga sinna ma siis ka juba mingi teismelisena sisestasin oma päevatoitusid, sest mind huvitas. Ma nii tahtsin teada, mida ma söön ja mis toimub ja ma õppisin väga vargalt juba rasvade valkude süsivesikute kohta. Ma tõesti soovin, et mul oleksid õpetatud koolis rohkem.
ja kuidas teha neid tervislikke valikuid. Aga ma katsetasin, proovisin ise. Ma tahtsin 14-aastasena saada jõuludeks ja sünnipäevadeks kokaraamatuid ja niimoodi isa neid mulle kinkiski. Ja siis ma väga palju katsetasin köögis ja mina just üritasin teha asju nagu suhkruvabaks mingil hetkel, eriti kui ma jõudsin 20-ndatesse, siis ma hakkasin tegema asju suhkruvabamaks. Nüüd ma teen hästi palju valgurikkaid retsepte praeguses vanuses. Ja mind on alati toituma nii paelunud ja mind alati huvitab, kuidas see mõjutab minu keha ja olemust, kuidas see mõjutab minu enesetunnet. Ja ma tahan tunda ennast hästi. Tahan sealt tunda ennast meeletult hästi. Ja sellepärast ma liigun ka palju. Kooli ajal ma ei olnud mitte mingi sportlane, see kõik tuli nagu hiljem. Ja kooli ajal ma lihtsalt vabal ajal käisin rulluisutamas, rattaga sõitmas, jalutamas. Ja ma käisin väga tihti ka üksi, sõitsin nädalavahetusel 30 kilomeetrit, kui sa 15-aastane, siis see nagu natuke veider võib olla ja see on pikk vahemaa. Ja ma lihtsalt nautisin seda, nautisin täiega liikumist. Siis mingi 2008 umbes nii ülikooli aega hakkasin jooksma, minust sai 10 aastaks pikama jooksja, 2008, isegi 12 aastat äkki või. Ja pikama jooksjana ka ma mingi hetk tundsin, et ma tahan nagu enamat, mitte lihtsalt läbi tiksuda neid maratone, vaid tõesti nagu pingutada. Siis oli treenerid, poodiumid, külajooksidel enamasti. Olen osalenud ka Eesti meistrivõistlustel maratonis, poolmaratonis. Ma tahtsin kogu aeg nagu enamat, ma tahtsin olla tubli. Aga see ei ole nagu selleks, et olla teiste jaoks tubli. Ma lihtsalt tahtsin teada, mida minu keha veel suudab. Kelleks ma võin veel kasvada, missuguseks inimeseks, mis on nagu minu potentsiaal ja võimalused. Ma olen alati tahtnud nagu elada välja oma täielikku potentsiaali. Ma ei suuda leppida millegi vähemaga, ma ei suuda leppida millegi poolikuga. See lihtsalt ei ole mina. Et mõnes võttes tublides on mul nagu täiesti sisse kodeeritud. Nii, aga trenn, toitumine ja kehaga seotud teemad. Õppisin jah mingi toitumisnõustajaks, sest mind täiega huvitas, kuidas ennast veel paremini optimeerida. Ja kui ma läksin jooksust nagu kulturismi, siis seal oli ka üks põhjuseid see, lisaks sellele, et mul hakkas iga, siis üks põhipõhjuseid oli see, ma tahtsin rangemat toitumist. Mul hakkas nagu kuidagi häirima see, et jooksumaailmas on niimoodi, et ma ei tea, suva, söön need kommid ära, nagu nii jooksen kalorid maha. Aga asi ei ole ainult kalorites. Asi on ka selles, et kuidas ennast tunned. Kas sa tõesti on vaja seda suhkrukarusselli üles-alla? See jälle mingi eraldi teema, millest ka rääkida kindlasti. Kas sa tõesti on vaja neid kõikuvaid tujusid, rohkem kortse, sest kui see veresuhku pidevalt üles-alla kõigub, siis sa saad endale ka rohkem kortse. Ja kas sa tõesti on vaja tunda energialangust? Ma tahtsin olla optimeeritud, ma tahtsin tunda ennast paremini ja ma tahtsin, et mu toitumine oleks rangem. Ja ma tahtsin ka näha, milleks mu keha võimeline, nii ma läksin üle kulturismi. Ja olen olnud ka 2 korda bikiini fitnessi laval. Hetkel mul on keha osas eksistentsiaalne kriis, 3 korda nädalas jooksen, 3 korda nädalas teen jõutrenni, nii et ma päriselt ei tea ka, kes ma olen, mida ma teen ja mis toimub, aga see on jälle mingi eraldi pikem teema. Ja kui rääkida siis suhtest kehaga, siis ma ei ole 4,5 aastat alkoholi tarbinud. Ja ma jätan seda maha sellepärast, et mul oleks olnud mingi probleem või kuritarvitamine. Ma lihtsalt tundsin, et ma ei taha. Ma ei taha. Ja see ei ole selleks, et olla nagu tubli kellegi teise silmis. Ma lihtsalt tunnen, et minu enda kehale on see kõige austavam ja parem otsus, kui ma lõpetan täielikult alkoholi tarbimise. Ma nagunii on probleeme peavaludega ja ma nagunii jooksendan vahepeal peavalust. Ja seda on juhtunud ka paari viimase kuu jooksul, isegi võib-olla 6 aega tagasi. Et milleks mul on vaja siis veel nagu alkoholiga enda enesetunnet halvemaks teha. Ma ei taha seda enda kehale teha. Ma ei taha tunda ennast halvasti. Ja enne seda, kui ma täielikult lõpetasin, siis ma jõin umbes päriselt ka, ma ei tee nalja, 2 korda aastas. Sest mind lihtsalt ei huvita kuidagi. Ma lihtsalt ei soovinud. Ainuke asi, mida võib-olla igatsen on, ma ei tea, šampus. Mingi selline sparkling wine, vaat selline mulliga värk, aga see on nagu seda väär. Sest ma tunnen, et alkohol ei anna mulle midagi juurde. Ma võin tantsida ilma selleta. Ma tahan järgmine päev ärgata mõnusa enesetundega. Kuigi isegi praegu, kui ma ei joo, ma vahepeal ärkan ka nii, et suht halb on olla. Täna, jaanipäev,
ärkasin suht kehva enesetundega, ma pole täna peaaegu mitte midagi söönud, sest eile oli väike üritus. Ma lihtsalt sõin nii palju erinevaid toite, et mu kehaga kuidagi reageeris sellele, ütles, et see kompott ei ole üldse hea, Silja, et lihtsalt täna me ei söö rohkem. Et ma olen ka paha nagu ilma alkoholita ka, et milleks ma peaks enda enesetunnet veelgi kehvemaks nagu muutma. Ma ei taha seda iseendale teha, ma tahan ennast seeläbi rohkem armastada, et ma lihtsalt ei tarbi alkoholi, sest ma ei vaja seda inimestega rääkimiseks, ma ei vaja seda tantsimiseks. Ma teen neid asju nagu nii. Ja et see on igaühe enda valik, aga mina olen valinud mitte alkoholi juua. Lihtsalt nii on. Ja ma ei ole kunagi ka ühtegi narkootikumi proovinud. Ma olen elus teinud täpselt 0 sigaretti, nii et tubli. Jumala tubli on ju. Aga see on sellepärast, et kellelegi midagi tõestada, mis sa tunnen, et ma ei taha. Ja siinkohal ma lihtsalt kuulen iseennast. Ma ei taha ja ma ei tee. Nii on. Nii. Vaatame korra märkmeid, et kus ma olen veel tubli. Suhted. Ma olen olnud pikka aega vannaline. Olgu viimase 5 aasta jooksul on nagu midagi toimunud. On olnud mingid inglise keeles öeldakse situationshipid. Ja nagu sellised poolkõvad suhtelaadsed tooted on nagu toimunud. Maksimaalselt on olnud kellegagi koos 5 kuud, aga ma ei ole kellegagi koos elanud 5 aastat, välja arvatud siis 2 sõbrannat, kellega ma ei olnud mingis romantilist sidet, vaid lihtsalt sõprus. Ja 5 aastat nagu üksinda. Ja siis lihtsalt erinevaid katsetusi, millest ma kindlasti räägin ka, et selle jaoks võib-olla võtan oma õe appi, et tema teab kõiki neid lugusid ja siis me lahkame minu neid suhteseiklusi ja asju täpsemalt. Et ma olen pigem selline pikasuhte inimene. Mu esimene suhe kestis, ütleme, et siis 7 aastat, 5 aastat nagu täiesti niimoodi koos, siis 2 aastat järjest elasime juba eraldi, aga see lahkuminek võttis nagu täiega aega, et nagu olime ametlikult lahus, aga siis ikkagi salaja nagu olime koos. Keeruline. Ehk ma sellest räägin mingi hetk ka pikemalt. Et esimene 7 aastat ja teine selline tõsisem suhe, siis ma olin abielus. See kestis 5 aastat ja nüüd ma olen olnud ka 5 aastat lahutatud, nii et see hakkab kohe vaikselt tuhmuma. Hakkab vaikselt nagu meelest ära minema. Aga samas on ikkagi nagu meeles ka. Mina olen suhetes pühenduja. Ma olen nii tubli. Ma annan endast nii palju, sest mulle meeldib olla suhtes. Mulle meeldib olla pikas pühendunud suhtes. Mulle meeldib teist inimest toetada, koos kasvada. Minu jaoks suhe on alati selline suur äge partnerlus, kus peab koos kasvama milleks ägedamaks. Jah, me oleme 2 eraldi indiviidi, ma olen väga iseseisev ka suhte sees, kuid samas toetame teineteist ja me kasvame edasi ja toome välja teineteise parimad osad ja ka halvimad osad ja siis kumbki tegeleb iseendaga. See on nagu minu see ideaal. Ja tõesti, ma olen pühenduv inimene suhetes ja nii ma tõesti ootan, tahan seda suhet jälle. Tahan kogeda väga lahedat, ägedat suhet, kus me olemegi väga pikalt koos ja loome pere. Ma olen valmis, ma olen lõpuks ometi valmis väga pikalt põhimõtteliselt elu lõpuni pühenduma. Et jah, tubli. Pikad suhted, pühendunud suhted, põhimõtteliselt ühe suhted ei tee. Et minu jaoks on tähtis see emotsionaalne nagu ühendus ja sellepärast mingid sellised suvalised füüsilised nühkimised lihtsalt seksi pärast mind absoluutselt ei kõida. Tubli on ju. Nii viisakas tore tüdruk. Aga suhetest räägime kindlasti mingi hetk uuesti. Hei! Siia tuli üks tubli tüdruk veel. Tema on minu kõige pikem suhe tegelikult, 16 aastat koos. Ja tema toetab mind igatpidi alati. Ja tema oli siis kinkitus minu esimesed elukaaslaselt. Kui me lahku läksime, siis mina võtsin tema kaasa. Sest minu kinkitu ometigi mulle ju. Mõtlesin, ma olen pühendunud, eks ju. 16 aastat peaaegu.
Nii, aga tublidus. Tööl. Kui ma olen olnud kuskil tööl, siis mina olen alati see, kes teeb hästi palju. Ma olen väga tõhus. Kuna ma ka õpin ja kohanen väga kiiresti, siis minu käes saavadki projektid ja ülesanded väga kiiresti valmis. Ja siis ma tihti nagu tunnen, et oi, aga ma pean ju veel tegema. Ja siis pingutan ja pingutan üle. Saan peavalu jälle. Ma olen alati nagu hästi palju teinud. Siin tuleb muidugi mingis episoodis rääkida sellest, et ma tunnen, et ma pole piisav, kui ma kogu aeg ei tõmble. Aga see on mõne teise episoodi teema. Ma olen olnud tööelus kogu aeg jõhkralt tubli. Ja lihtsalt nagu andnud ennast palju. Ja iga kord, kui ma lähen kuhugi uude kohta tööle, siis ma vähemalt alguses ma olen selle ettevõtte töökoha kõige suurem fänn. Tõesti, kui ma lähen kuhugi, siis ma reaalselt tahan sinna minna. Jah, ma olen oma töökohtades ka ära tulnud, mul on olnud ka oma ettevõte. Aga see on küll toimunud sel hetkel, kui ma tunnen, et ma enam ei ole kõige suurem fänn. Ma ei jää nagu sinna pikalt pidama. Võib-olla ma nii tubli ei ole, et ma lihtsalt silmad kinni kannataks edasi, kui ma enam ei taha seal olla, ma lihtsalt tulen ära. Siis ma valin nagu isekuse. Aga alguses vähemalt, kui ma olen täiega nagu selles ettevõttes sees ja täiega seda armastan, siis ma olen väga-väga tubli töötaja, kellel on palju ideid, kes on alati vabatahtlikuna käsi püsti mingitel üritustel, et alati see aktivist, alati see, kes osaleb, alati see, kes läheb esimesena, sest manifestorid lähevadki esimesena. Ma olen alati nagu eeskuju kõigile ka. Tubli, tööl, alati. Ja kui rääkida aktivistidest, siis tõesti, ma olen olnud tudengiorganisatsioonis, enda instituudis nagu üliõpilasnõukogus, olin ka rahvusvahelises tudengiorganisatsioonis juhatuses muidugi, mitte midagi vähemateks. Olen olnud elujooksu MTÜ juhatuses. Praeguse elukohas ma olen enda majas ja enda saadik ehk ambassador, jällegi korraldan teistele üritusi, jällegi aktiveerin ja teen midagi. Ma olin Mindvalley Eesti koordinaator ja korraldasin Mindvalley Eesti liikmetele üritusi. Tubli on ju, aga ma lihtsalt tundsin, et ma tahan. Mitte selleks, et olla tubli, vaid lihtsalt selleks, et ma tahan. Ma arvan, et tublidus on mulle nii nagu sisse kodeeritud, et see on nagu reaalselt minu päris osa. See mingi, et tegelesin ka kasside päästmisega, 4 aastat MTÜ kassiabi. Tõesti nagu, ma olin nii tubli. Siiamaani olen väga-väga tubli, eks ju. Vot. Ja ongi. Ma arvan, et sellega lõpetan esimese episoodi. Ma olen küll täna juba tubli olnud. Ja nagu näha, ma olen olnud tubli väga eri tasanditel. Ja ma küsingi, et kus oled sina olnud tubli? Tööl, kodus, mul seda osa veel ei ole, et kuidas ma emana, lapsevanemana olen tubli, aga seda ma tahan varsti kogeda. Kindlasti ma olen väga tubli emana, sest ma lihtsalt ei suuda teistmoodi. Ja see ei ole see, et mind huvitaks, mida teised nagu mõtlevad ja arvavad, mis sealt enda nii tugev see tung ja sundus, tahan olla tubli. Aga siin on ka vaja leida see tasakaal, et kust nagu lõpeb tublidus ja algab ogarus. Et palun jaga, kus oled sina olnud tubli? Tööl, kodus, eraelus, koolis, trennides, toitumises ja räägime siis tublidusest edasi. Ja mingi hetkel ma kindlasti räägin ka koos külalistega, aga praegu ma lihtsalt tundsin, et mul on vaja pihta hakata. Ma ei saa kedagi teisi ära nagu oodata. Ja ma panin endale ise hästi palju mingi mõtteid ja blokke pähe, et aga mul on vaja mingi 100 episoodi enne ära salvestada teiste inimestega, siis ma hakkan neid vaikselt välja laskma ja ei. Võin alustada kohe, võin alustada üksi, rääkida mingid asjad ära ja siis tuua sisse külalisi, kellega rääkida toitumisest, trennidest, suhetest, rahast kindlasti, seksist, õppimisest, enesearengust. Et mul on väga palju mõtteid, mida jagada ja mul on ka väga palju mõtteid, kellega nendest teemadest rääkida. Ma olen mõne inimesega juba rääkinud ka, kes tulevad mulle siia diivanile appi. Aga sellest kõigest järgmistes episoodides. Tahaks saada midagi lõppu, aga ma ei taha öelda, et oleme tublid, sest selles podcastis on panen tubliduse ju ka küsimärgi alla. Nii et ütleme lihtsalt nii, et
oleme meie ise. Oleme tervislikult isekad ja valime alati ise ennast. Aitäh, et olid siin. Jälgi. Jaga kedagi, kes on sinu arvates väga-väga tubli ja peaks seda ikka kuulma. Ja kohtume järgmises episoodis. Aitäh, et olid minuga.